Liigume edasi 7. päevakorrapunktiga, milleks on Eesti Reformierakonna algatatud karistusseadustiku rakendamise muutmise eelnõu. Kutsun eelnõud ette kandma Reformierakonna saadiku number 28 Piibe Jõe. Aitäh selle sõnaõiguse eest. Nii. See on väga põnev teema. Ma olen väga õnnelik, et mul on see võimalus sellest siin rääkida, aga meil Reformierakonnaga on siis plaan muuta karistusseadustiku rakendamise seaduse reformi. Niisiis, Eesti Vabariigi seadusest tulenevalt otsustab noorte Riigikogu muuta seadust järgnevalt. Paragrahv 1. Karistusseadustiku rakendamise seaduse muutmine. Karistusseadustiku rakendamise seaduses tehakse järgnevad muudatused. Lõige 1. Muuta paragrahvi 2 lõike 3 sõnastust järgnevalt. Välisriigi kohtuotsuste alusel Eesti Vabariigis kriminaalkaristust kandva isiku karistusest vabastamise otsustab välisriigi kohus. Lõige 2. Lisada peatükk 8. Välisriigi karistusseadustiku kohaselt süüdi mõistetud eraisiku karistuse kandmine Eesti Vabariigi kinnipidamisasutuses. Paragrahv 35. Välisriigid võivad väljastada oma karistusseadustiku kohaselt süüdi mõistetud eraisiku Eesti Vabariiki oma karistust kandma Eesti Vabariigi kinnipidamisasutuses tingimusel, et välisriik tasub Eesti Vabariigile kinnipeetava kulud ning vaevatasu. Lõige 1. Välisriik on väljastamise puhul kohustatud edastama kõnealuse eraisiku kriminaalandmed Eesti Vabariigi siseministeeriumile. Lõige 2. Eesti Vabariigi siseministeerium otsustab, et kas võtta vang Eesti Vabariigi vanglasüsteemi vastu või mitte. Lõige 3. Välisriik on kohustatud iga Eesti Vabariiki toodud süüdi mõistetud karistusaluse isiku kohta maksma 5000 eurot kuus. Lõige 4. Välisriik katab kõik karistusaluse kohtukulud. Lõige 5. Välisriik katab kõik karistusaluse Eesti Vabariiki jõudmise transpordikulud. Lõige 6. Eesti Vabariik vastutab transpordi eest. Lõige 7. Karistusaluse vangistus kehtib nii kaua, kui välisriigi kohus määrab. Lõige 8. Eesti Vabariik säilitab õiguse tühistada välisriigist pärineva vangi kinnipidamine kinnipidamisasutuses. Ja 9. lõige. Välisriikide alla kuuluvad NATO liikmed. Lõige 2. Seaduse jõustumine. Käesoleva seaduse muudatused jõuavad 24. juunil 2025. Nii, aga räägime nüüd natuke lähemalt siis sellest. Nii. Hetkeseisuga on Eestis 3 toimivat vanglat, kuid 2024. aastal vähendati Tartu vanglas kohti poole võrra, viies mitusada vangi üle Tallinna vanglasse. Seetõttu seisame hetkel probleemi ees, kus 23 000 ruutmeetrit vanglaruumi siis suudab mahutada 1000 vangi, aga see on pooltühi. Ja lisa siis siia, et vangla ülalpidamise kulu maksab maksumaksja. Samas Lääne- ja Põhja-Euroopas on vanglad aga ülekoormatud. Kuhu me siis jõuame? Lisan veel siia, et esmaste arvutuste kohaselt 500 vangi koha pealt riigieelarvesse toob, alustan uuesti, antud eelnõu toob esmaste arvutuste kohaselt 500 vangi koha pealt riigiarvesse umbkaudu 30 miljonit eurot aastas. Nii. Mis on siis need otsesed mõjud, mis tulevad meile? Miks on kasulik meile? Miks me peaksime seda tegema? Antud muudatusettepaneku elluviimise tulemusel saaks riik teenida juurde märkimisväärset tulu, mis aitaks vähendada riigieelarve puudujääki. Teiste riikide kinnipeetavate järelevalve Eesti vanglates annaks võimaluse rakendada seni kasutamata vabu vanglakohti ning vanglateenuse pakkumise arvelt tulu teenida. Samuti, viies ellu selle eelnõu, saame arendada Eesti riigina rahvusvahelisi suhteid liikmesriikidena ning pakkuda väärtuslikke töökohti seoses siis sellega, et kui meil tuleb välisriikidest kinnipeetavad, meil on
ju vaja kuidagi ka nendega kommunikeerida, seega meil on vaja palgata keelespetsialiste, kes siis õpetaksid välja neid vanglatöötajaid. Ning ka transporditeenustega seoses on meil vaja transporditöötajaid. Mu isa ütles alati, et eestlastena oleme me väiksed arvult, kuid suured vaimult. Tahan siia lisada veel midagi muud. Eestlastena oleme ka targad ja väga tark otsus oleks viia ellu see eelnõu. Me saame tohutut majanduslikku kasu, kui see eelnõu läheb täide ja me saame arvutuste kohaselt kuni 30 miljonit endale eelnõusse, kui kõik läheb sujuvalt. Ja nagu ma olen aru saanud, siis tänase päeva jooksul üks asi, mis me õppisime, on see, et meil ei ole ülemäära kuskil vabara. Me oleme eelarves puudujäägis ja meil on väga vaja mingit võimalust leida, et seda puudujääki täita ning kõik mainitud lõiked ja kärped ei jõua selle eesmärgini, kuid meie kõige parem võimalus on läbi selle eelnõu kaudu. Viimasena siis tahaksin hüpata eilsesse päeva, kus meil oli väga põnev loeng ja tooksin näite, et meil on hetkel 2 lehma, aga me lüpsame ainult 1. Lüpsame ka siis seda teist lehma ja saame selle eelarve täidetud. Majandus ei ole kõigi põhiprioriteet, aga see on meie kõigi huvides. Aitäh! Selle eelnõu lugemisel me muudatusettepanekuid ei menetle. Riigikogul on nüüd võimalus eelnõu esitanud fraktsioonilt küsimusi küsida. Palun panna ennast kõnede järjekorda. Selleks kutsun Riigikogu küsimustele vastama Reformierakonna saadiku number 20 koos Eke Henk. Tuleb kasutada võimalust. Ja samuti tuleb meil kasutada võimalust lõigata kulusid ja saada hoopis tulu meie hetkel pooltühjadest vanglatest. Olen valmis teie küsimustele vastama, palun. Palun EKRE fraktsiooni saadik number 2, Rasmus Ihermann. Ja aitäh, hea eesistuja, hea Reformierakonna liige. Te mainite siin seda, et Eesti kinnipidamisasutustes karistuste ära kandnud võõrvangid saadetakse tagasi päritoluriiki. Siin on mainitud NATO liikmeid, aga nimelt väga mitmed NATO riigid on Euroopa Liidu liikmed, on Schengeni ruumi liikmed. Ja te olete näiteks maininud, et Prantsusmaal, kus on vanglate täituvus peaaegu 130%, kus mõllavad kõriluikaid ja saratseenid. Kuidas te saate kindlustada seda, et kui need vangid oma aja ära kannavad, kui nendel hakkas Eesti omamoodi meeldima, mis keelab neil näiteks siia tagasi tulla ja hakata oma kriminaalsust siin edasi ajama? Aitäh! Aitäh, väga hea küsimus, rõõm, et see kohe alguses välja tuli. Siinkohal toon tähelepanu lõikele 2, kus me märgime, et Eesti Vabariigi Siseministeeriumil on võime otsustada, mis sorti vange me võtame. Siinkohal toon välja, et need vangid, see vangiprofiil, keda me Eesti vanglatesse siis võtaksime, on pigem kas siis väga ränkasid finantskuritegusid teinud või muude kuritegudega hakkama saanud, aga kellel ei ole kriminaalset tausta, kes ei ole kohe kindlasti mitte mingid mafioosnikud, mitte mingisugused narkoärikad. Pigem ongi sellised inimesed, kes võib-olla sõitsid purjus peaga pubist koju, ajasid kellegi alla ja nüüd peavad vanglakaristust kandma. Me näeme, et see, et me nad võtame oma vanglatesse vastu, ei too meile mingisugust julgeolekuriski tulevikus, isegi nad tulevad
võib-olla Eestisse tulevikus elama, siis need ei ole sellised inimesed, kes meil siin mingisugust massiivset kaost tekitaksid. Palun EKRE erakonna saadikul number 4 Alex Jürisson. Aitäh sõna eest, härra president. Nii, me toome Eesti riiki sisse kurjategijad. Kuidas me garanteerime, et kuritegevus tegelikult ei tõuse? Kas te oskaksite mulle palun selgitada, millised on need turvameetmed, millega me säilitame Eesti inimeste turvalisuse? Aitäh. Toon välja, et Eesti vanglad on ekstreemselt turvalised. Meil on olnud peaaegu, et ainult ühe käe sõrmedel loetav arv põgenemisi terve meie vanglasüsteemi ajaloos. Meie vanglad on moodsad, kõige vanim ehitati aastal 2002. Need on turvalised ja need inimesed, keda me siia võtaksime, on sellised, kellel ei oleks võimalust linnaloale. See tähendab seda, et nad ei käiks vahepeal Eesti vanglast väljas. See tähendaks seda, et nad on alati selles samas turvalises kohas, millega me oleme suutnud hoida oma eestlasi seal ja need vangid, keda me võtame, ei ole nad on samaväärsed vangid, kes meil praegult Eesti süsteemis on. See ei tooks mitte mingisugust julgeolekuriski juurde. Samuti vastutab Eesti riik ise selle transpordi eest, mistõttu meil on ka võimekus tagada turvaline transport. Loomulikult selle kulud katab muidugi välisriik. Saadikud, palun pöörduda eesistuja poole esimehe nime alt, mitte president. Sotsiaaldemokraatide erakonna saadik number 104 Magnus Puie. Palun. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Reformierakonna saadik. Ma usun, et meie mõlemad fraktsioonid nõustuvad, et me kõik soovime enda liitlastele NATO liitlasriikidele ainult head. Kas te ei leia, et eelnõu teeb kulusid NATO riikidele suuremaks? Ma mõtlen, et transpordikulusid, võimalikult põgenikud, kõik need menetluskulud erinevate kohtute kaudu. Ja kas te ei leia, et eelnõu toob kulusid NATO-le suuremaks ja kahjustab sellega meie kõigi julgeolekut? Esiteks, Eesti number 1. See muudab meie hetkese kuluallika tuluallikaks ja teiseks, see ei ole NATO liikmesriikidele kallim, kui me nüüd mõtleme mingis suuremas pildis. Ühe päeva kulu, et Rootsis kinnipidajat vangis hoida, on 600 eurot. See 5000 kuus, see on neile odavam saata enda vangid Eestisse, kui neid enda juures hoida ja see on tähtis välja tuua, et Rootsi vanglad on peaaegu et täis, on 1% puudu oma totaalsest mahutavusest. Niisiis me teeme sellega nii Eestile kui ka oma liitlasriikidele head ning see on ekstreemselt kasulik otsus meile mõlemale poole ning tähtis on ka siin välja tuua, kui me juba räägime nendest kohtukuludest ja menetlustest, et need eksisteerivad mõlemat pidi. Need kohtumenetluse kulud katab välisriik samamoodi, nagu nad kataksid siis, kui nad selle vangi oma enda süsteemi paneksid, aga selle asemel, et seda vangi hoida oma enda riigis, saadavad selle Eestisse. Lõppude lõpuks on see siiski odavam neile, kui ehitada uut taristut juurde, mis võtab ka pikka aega. Ja kui vaadata näiteks Prantsusmaa olukorda, kus neil on 3% võrra rohkem vange, kui neil legaalselt tohib olla vanglates, siis see on neile väga palju mõistlikum otsus ja ka meile väga palju mõistlikum otsus neid vange Eestis hoida. Palun Keskerakonna saadik number 95 Taavi Pahter. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja, kallis Reformierakonna liige Eke, mul natukene pikem küsimust, seega ma proovin võimalikult selgesti sõnastada. Kui te oma eelnõud koostasite, kas te panite tähele ka nendele eetiliste probleemidele, mis selle uue seaduse muudatusega juurde tuleb, ehk siis kuidas saavad vangid jätkuvalt rakendada oma õigust oma lähedastega suhelda, kuidas nad saavad vanglatöötajatelt infot oma keeles,
mis on taaskord uus kuluallikas? Ning teiseks, kas te pöörasite ka oma uurimust tehes tähelepanu välismaal samade riikide probleemidele, kes proovisid ka siis välisvange võtta? Kas te pöörasite tähelepanu ka siis nendele probleemidele, mis tekkisid? Ja kui jah, siis miks te soovite Eesti samasugusesse auku viia? Miks te toote Eestile neid probleeme juurde? Aitäh! Aitäh selle väga põhjaliku küsimuse eest. Ma proovin vastata kõikidele selles välja toodud punktidele. Esiteks see punkt selle kohta, et kas me oleme võimelised seda tegema. Jah, me oleme, seda juba tehakse väiksemal skaalal. Me oleme palju seda teemat uurinud. Just eile, kui ma nüüd õigesti mäletan, või viimastel päevadel, oli Esimeses stuudios saade selle kohta, kus intervjueeriti Liisa Pakostat sellel teemal ja ta on veendunud, et see on vägagi mõistlik otsus ning tõi ka välja, et me kasutame hetkel, et Eesti on digiriik ja me kasutame hetkel erinevaid viise, kuidas vangid saavad suhelda, sellised tõlkeprogrammid ja muud lahendused, loomulikult väga palju arenenumad kui Google Translate. Samuti usun ma, et meil on mõistlik välja õpetada ka oma hetkest vangla personali, sellepärast, et neil on ülejäänud asjad juba olemas. Me saame neile näiteks juurde õpetada prantsuse keelt, kui nad peavad prantsusekeelsete vangidega tegelema ning see muudab nemad väärtuslikumaks tööturul, annab neile võimalusi tulevikus kuskil muus sektoris töötada ning kui me oleme praegu pidanud koondama ligikaudu 100 vanglatöötajad, sellepärast, et meil lihtsalt ei ole neile tööd anda, siis me näeme, et see, et me treenime neid välja, anname neile kasuliku oskuse, on investeering ja on väga palju kasulikum, kui lasta neil lihtsalt kui üldse mitte neid välja õpetada. Ning samuti toon ma välja, et me saame ka alustada näiteks vangidega Suurbritanniast ja siis sealt edasi minna. Suurbritannias on hetkel 10 000 vangi rohkem, kui nende süsteem suudab ohjeldada ning kuna inglise keel on siiski vägagi rahvusvaheline suhtluskeel, siis meil ei tekiks sellega algselt probleeme ja me saame sealt edasi arendada, sealt edasi vaadata. Me räägime praegu 500 vangist, Ühendkuningriikidest on hetkel, neil on 10 000 ülekoormus. Meil on sealt võtta, me saame kas või selle arvuga hetkel hakkama ning tähtis on välja tuua, et see tulu, mida me saaksime, sellest on 30 miljonit, see on muideks 20 korda rohkem kui sotside eelnõu tooks ning aitaks katta ka väga paljude teiste eelnõude kulusid, kus meil on olnud küsimärke, et kus see raha siis tegelikult tuleks. Kas mul jäi midagi puudu? Kui küsija ise ei mäleta, siis loodetavasti mitte. Palun EKRE erakonna saadik number 13, Jakob Mikkin. Ja aitäh sõna eest, austatud esimees. Küsimus. Kas teil on plaanis saata vangid ka avavanglatesse? Sest ma võin teile kinnitada, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei soovi mingeid kriminaale meie tänavatele. Ei, kindlasti mitte. Reformierakond ka ei soovi. Palun Eesti 200 erakonna saadikun number 74, Grete Carita Tichler. Aitäh sõna eest, austatud eesistuja, et vanglas võib ju tühjasid konge olla, aga kas Eestis on teie arvates piisavalt vanglatöötajaid, et nende vangidega tegeleda või tuleb need ka sisse osta? Jah, kohe kindlasti on. Vabandust, jätkake. Ja teiseks, et kas te teate näiteks, kui kaua kestab vanglateenistuse õpe Eesti Sisekaitseakadeemias, et kui kaua läheks nende vangide välja koolitamine, eriti kui nad peaksid oskama, eriti kui nad peaksid oskama prantsuse keelt? Aitäh. Ja, nagu ma ka oma eelmises vastuses saadik Vahterile vastasin, siis meil ei ole hetkel probleemi sellega, et meil ei ole küllalt vanglatöötajaid. Meil on probleem sellega, et meil on hetkel rohkem vanglatöötajaid, kui meil on vange. Nagu ma eelnevalt välja tõin, me oleme pidanud koondama ligikaudu 100 vanglatöötajat, sellepärast, et meie vanglad on pooltühjad ning see on hoopis väga suur miinus. Me oleme need inimesed juba välja õpetanud, neil on lihtsalt rakendust vaja.
Meie eelnõuga me saame pakkuda liitlastele tuge, me saame parandada oma rahvusvahelisi suhteid, me saame neile osutada teenet ja me saame ise sellega samal ajal tulu teenida. Isamaa ütles, et siit tuleb raha, me ütleme, et siit tuleb veelgi rohkem raha. Palun Eesti 200 erakonna saadikul number 62, Henri Kask. Aitäh sõna eest, austatud eesistuja. Teie eelnõu lõikes 6 on kirjas, et Eesti Vabariik vastutab transpordi eest. Mul on lihtne küsimus, miks Eesti Vabariik vastutab transpordi eest ja kui vastutame ja vang tuleb tagasi saata, kas vastutame ka tagasi transpordi eest? Seega, mis on meile tähtsam, kas tulu antud teenusest või transporditeenuse pakkumine? Ja, loomulikult väga hea küsimus. Eesti riik vastutab transpordi eest, sellepärast, et sellega saame me kõige paremini ka oma enda riigi julgeoleku tagada. Me teame, kuidas Eestis korrektselt liigelda, me saame võtta selle vangi enda vastutuse alla. Meil ei ole mingisugust sellist situatsiooni, kus teine riik transpordib oma vange Eesti pinnal. Me ei soovi sellist olukorda, me võtame selle kohustuse enda peale ja koos sellega, et me selle kohustuse enda peale võtame, me nagu oleme toonud siin seaduses välja ka, siis välisriik tasub Eesti Vabariigile kinnipeetava kulud ning vaevatasu ja nende kulude ja vaevatasude alla kuulub ka loomulikult transport. EKRE erakonna saadik number 5, Rasmus Karner, palun. Aitäh sõna eest, härra esimees. Mul on selline küsimus, et kas need vangid hoitaks koos Eesti vangidega või oleksid nad eraldi? Aitäh. Väga hea küsimus. Taaskord midagi, mida me oleme ka põhjalikumalt uurinud. Hetkel meie kõige vanem vangla on Tartu vangla. Meie kõige uuem on Tallinna vangla. Tallinna vangla valmis 2018. aastal. Hetkel on enamus vange transporditud Eesti teisest 2 vanglast Tallinna vanglasse, eelkõige on tühjendatud Tartu vanglat. See tähendab, et seal on kõige rohkem vaba ruumi, see tähendab, et meil on kõige mõistlikum suunata välisriikidest vangid sinna. Samuti toonitan ma üle, et me räägime hetkel 500 vangist, kui ta kuhugi sinna kanti. See tähendab seda, et me loomulikult jätame ka ruumi, nii-öelda mängimisruumi enda vanglasüsteemi. Me ei täida oma vanglaid 100%, sellepärast, et me ei taha, et meil oleks endal samasugune probleem, nagu on hetkel paljudel teistel Euroopa riikidel, keda me selles osas aitame. Ja siis ühe sõnaga vastuseks sinu küsimustele, pigem koos ühes vanglas, eeldatavasti Tartu vanglas. EKRE erakonna saadik number 1, Gert Adams, palun. Aitäh, istungi juhataja. Küsimus oleks siis selline, et te olete siin välja toonud punktis number 2, et Eesti Vabariigi siseministeerium otsustab, kas vang võtta vanglasüsteemi või mitte. Et kas teie hinnangul siseministeerium on piisavalt pädev seda otsustama, sellepärast, et kui nüüd see vang võetakse vastu, siis siseministeerium justkui võtab vastutuse selle eest, et see vang ei tule hiljem vabaks saades tagasi ja ei hakka siis nii-öelda, ei suurenda seda Eesti kuritegevuslikku pilti. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Ma usun, et siseministeerium on küllalt pädev. Reformierakond usub, et siseministeerium on küllalt pädev. See on nüüd... Te ütlesite teie siseministeerium, ma tahaks võtta seda kui pigem meie siseministeerium. Ma näen, et me peaksime kõik töötama koos selle nimel, et meie siseministeerium oleks võimalikult pädev. Loodan, et me kõik usume, et see on mina ja Reformierakond usume, et see on. Ning selle teise punkti pealt, et kas siseministeerium võtab siis vastutuse selle eest, et see vangi tuleks tagasi Eestisse kuritegevust õhutama. Jah, siseministeerium võtab selle vastutuse, me oleme nõus selle vastutuse võtma, sellepärast, et see toob meile nii märkimisväärselt palju tulu ja nagu ma ka enne EKRE küsimusele vastasin, siis me ei võta mafioosnikuid, me ei võta narkoärikaid, me ei võta pika kriminaaltaustaga inimesi, kes on korduvalt kuritegusid sooritanud, me võtame leebemaid inimesi, kellel ongi lihtsalt pikem vanglakaristus mingisuguste vigade pärast ja tulevikus, kui nad soovivad tulla tagasi Eestisse elama, siis neil on need samasugused õigused, oletame,
ta ongi Prantsuse kodanik ka Euroopa Liidus. Kui ta on tagasi Prantsusmaale saadetud, siis me ei keela tal tagasi Eestisse tulemast, et ta on siiski Euroopa Liidu kodanik, aga see ei ole mitte mingilgi määral selline teistsugune situatsioon sel juhul, et ta on Eestis aega teeninud. Aitäh. Saadikud, võtan saalist viimase küsimuse. Palun Keskerakonna saadik number 78, Rando Jaakso. Aitäh sõna eest. Selline küsimus, et teil võib see kõik hästi turvaline olla ja väga tore, et on ja oletame, et midagi ei juhtu, aga inimesel tekib ju ikkagi hirm, et tema kodulinna transporditakse võõra maa vange. Et kuidas te teete rahvale selgeks, et see on turvaline ja mingit ohtu ei kujuta? Aitäh. Saame aru, et inimesed tunnevad hirmu. Jah, see on täiesti loomulik. Me saame ka aru, et see transport toob mingisuguse lisariski. Me ei saa seda ignoreerida. Aga me arvestame sellega ja me leiame siiski, et see tulu, mida me sellest saame, tasub selle ära. Eriti, kuna kui me räägime juba hirmust, siis võtame selle punkti, et Eestis on nendes samades kohtades vange, kes on ka inimesed, kes on sooritanud väga palju rängemaid kuritegusid kui need, keda me ise välisriikidest vastu võtaksime. Me saame aru, et see hirmu aspekt jääb tõesti alles, aga hirmus on ka see, kui meil on nii suur eelarve defitsiit ja meil ei ole võimalik inimestele võimalikult head elu Eestis pakkuda. Me usume siiralt, et see pakub Eesti inimestele paremat elu ja ma väga loodan, et me oleme teinud küllalt head tööd, et teid ka selles veenda. Palun hääletage poolt, hääletage Eesti eest, hääletage 30 miljonilised tulu eest, hääletage parema riikide vahelise koostöö eest, hääletage selle eelnõu poolt. Aitäh! Palun austatud saadikul naasta oma kohale. Liigume edasi seisukoha kõnede juurde. Kui on soov võtta läbirääkimiste voorus sõna, palun registreerige saadikud ennast järjekorda. Palun tulla ja esitada seisukoha kõne EKRE erakonna saadiku number 5 Rasmus Karner. Lugupeetud esimees, lugupeetud saalis kaasviibijad. Eesti Rahvaerakond on rohkem kui kindel, et Eesti vangla pole koht, kus odava hinna eest võõraid probleeme lahendada. Ärme ava oma uksi riskidele ja võimalikele konfliktidele. Mis te arvate, mis arvaksid Tartu inimesed, kui järsku tuleksid otse nende kõrvale lihtsalt võõrriikidest kriminaalid, kes võivad olla vabalt väga vägivaldsed? Jah, nagu toodi välja, siis Eestis on väga vähe inimesi, kes suudavad vanglas põgeneda. Aga kui me tooksime inimesi juurde siia, kindlasti suureneks põgenike arv. Mõtle, Tartu inimesed peavad elama pidevalt hirmus. See ei ole normaalne. Ma tooksin välja seda, et raha ei ole alati kõige tähtsam, nagu kindlasti teile ka teie vanemad või lähedased on kunagi öelnud. Ma arvan seda, et Eesti inimeste heaolu ja turvalisus on tähtsam kui see paarkümmend miljonit eurot. Lisaks on isegi õiguskantsler avaldanud olulist skeptilisust ja mure vanglate väljarentimise teemal. Et mis saab kinnipeetavate võimalusest pöörduda siis kohtusse? Jah, nagu välja toodi, et siis seda menetleks siis on ju nende päritoluriigi kohtu. Aga kas see nagu ei ole veita ebanormaalne, et siis see vang saab ilusa lennu ja kõik, ta peab lennu ajal ju süüa saama ja ta on teinud, ta on põhjuse pärast seal vangis, ta ei vääri neid asju. Lisaks tahaksin ma veel välja tuua selle, et vaesed need Eesti vangid, jah, nad on ka teinud midagi halba, aga nad ei vääri seda, et sinna nende kõrvale tulevad nüüd ikkagi mingid täiesti võõrad vangid. Selles mõttes jah, nad on valesti teinud, aga nad on ikkagi Eesti kodanikud ja Eesti kodanikud peaks alati olema meile väärtuslikumad kui mingid välismaalased. Aitäh, ma kutsun teid kõiki hääletama selle eelnõu vastu. Palun naasta austatud saadikul oma kohale.
Palun tulla ja esitada seisukoha kõne Eesti 200 erakonna saadikul number 77 Marten Varjola. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Meie Eesti 200-ga oleme otsustanud, et meie oleme selle eelnõu poolt. Osaliselt, kuna nad hääletasid ka meie poolt ja osaliselt, kuna see läheb kokku meie vaadete ja arvamustega. See on kõik. Aitäh! Palun tulla ja esitada oma seisukoha kõne Keskerakonna saadikul number 78 Rando Jaakso. Aitäh, lugupeetud eesistuja, kallis saal. Nüüd on siis näha, kui kaugele on Reformierakond valmis raha nimel minema. Inimkaubanduseni. Reformierakond üritab astuda sammu, mis muudaks teatud inimgrupi vangid kaubaks. Vangide vabaduse kaotanud kannatavate inimene muutmine kaubaks ei ole eetiline. Nende kodust äravõtmine pere juurest. Ja kui me räägime nendest ja tahate võtta neid, kellel ei ole karmi karistust, et siin oleks inimestel turvalisem. Kuidas see vangide suhtes õiglane on? Sa oled purjus peaga sõitnud kraavi ja siis sind tuuakse kuhugile, ma ei tea, sisuliselt meie jaoks Siberisse. See ei ole normaalne. Keelekoolitused, integratsioon, see on kõik lisatulu, kuhu läheb raha, see 30 miljonit ei ole piisav isegi, et seda ära katta. Kust see tuleb? Reformierakond muidugi tõstab makse, nagu me teame. Sellist sammu astudes saadab Eesti maailmale signaali, et on avatud vangidega, inimestega kauplemiseks. Vang ei ole kaup, keda osta ja müüa ja oma kodumaalt välja saata. See on vale ja hale. Häbi teile, Reformierakond. Ka vang on inimene. Aitäh! Saadikud, palun jääme viisakaks. Palun tulla ja esitada seisukoha kõne Isamaa erakonna saadikul number 31 Sirli Švede. Meie Isamaaga oleme sellele eelnõule kategooriliselt vastu, siis järgmiste põhjuste pärast. Saadik ütles praegu ise puldis, et lahendus oleks NATO riikidel odav. Meie jaoks eelnõu ei kajasta, kuidas need plaanid tagavad, et Eesti ei muutuks NATO liikmesriikide jaoks odavaks vanglahotelliks, kus meie maksumaksjad peavad lõpuks katma peidetud kulusid või tegelema probleemsete vangidega, samas kui tegelik kasu riigi eelarvele on minimaalne. Lisaks ei kajastunud ka eelnõus puhverkongide arv eriolukorra jaoks. Lisaks rõhutaksin ka seda punkti, et vangide toomine Eesti riiki on Eesti rahvale hirmutav ja see ei ole sugugi kooskõlas meie rahvusriigi põhimõtetega. Lisaks leiame me, et poole aastaga ei saa Eesti riik kokku vajalikke ressursse, et olla valmis, et võtta vastu neid vange adekvaatselt. Nagu saadik ise ka ütles, on need inimesed, kes vangides töötasid, juba koondatud ja me ei saaks neid tagasi õigeks ajaks. Aitäh! Palun tulla ja esitada seisukoha kõne saadikul number 111 Sotsiaaldemokraatide erakonnast Andra-Liisa Reismaa. Nii, tänan sõna eest, austatud eesistuja. Meie Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas tunneme, et Reformierakonna algatatud eelnõu on efektiivne viis täita Eesti vanglad ning seeläbi tuua riigieelarvesse lisaraha. Praeguses kriisiolukorras on vaja kasutada kõiki olemasolevaid viise, et lisatulu teenida. Tühjad vanglad on kasutamata ressurss, mis saavad meie riigi hüvanguks kasumit tuua.
Vangid ei puutuks Eesti tavainimestega kokku, seega me ei näe põhjust, miks peaksid eestlasi vangid hirmutama. Kõigil eeldatud põhjustel toetame meie Reformierakonna eelnõud ning innustame teid sama tegema. Aitäh! Annan võimaluse Reformierakonna fraktsiooni saadikul number 40 Oskar Olle Lauril oma eelnõu arutelu kokku võtta. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Lugupeetud kolleegid. Mul on hea meel kuulda, et meie hulgas ka mõistlikke inimesi. Kuid ma annan ka endast parima, et ülejäänud varasemalt emotsionaalselt otsustatud valikud suunata faktide suunas, tõe suunas. Eestis on 3 vanglat, mille mahutavus on ligikaudu 3000 inimest, kuid täidab hetkel ainult ligikaudu 1600. Ehk ideaalses olukorras infrastruktuurid seisavad pooltühjana. Selle tagajärjel on vähenud tööjõu vajadus vanglates, mille pärast on juba koondatud Tartu vanglast mitukümmend töötajat. Ärme unusta, et hiiglasliku hoonestiku ülalpidamist maksab kinni maksumaksja. Samal ajal on Eesti riigi eelarve miinuses, mis põhjustab probleeme nii täna kui ka tulevikus. Meil on 2 väga tõsist probleemi ning just nende lahendamiseks on vaja vastu võtta Reformierakonna fraktsiooni eelnõu. See eelnõu tagaks riigile sissetuleku ligikaudu 30 miljonit eurot aastas, mis on märkimisväärne tulu ja aitaks vähendada riigieelarve puudujääki, tekitamata Eesti kodanikele lisakoormust. Lisaks tagab see Eesti rahva töökohad. Kui tõesti peaks Eesti vanglasüsteem jääma ilma lisatööst, tähendab see esmaselt Tartu vangla sulgemist ja mitmesaja eestlase koondamist. Aga selle eelnõu vastuvõtmisega kindlustate vähemalt 400 eestlase töökoha, mis muidu Tartu vangla kinnipaneku kaoks. Lisaks eelnevale lisan, et tehes koostööd NATO liikmesriigiga, pakkudes abi hädas liitlastele, arendame rahvusvahelisi suhteid ja kindlustame Eestis edasist koostööd. Lühidalt, meie eelnõu tagab eestlaste töökohad, täidab riigikassad ja kindlustab partnerid suhteid. Ma kutsun kõiki üles unustama varasemad erimeelsused ja vastu võtma eelnõu, mis on mõeldud Eesti rahva heaolu parandamiseks ja töötab mitme tänase eelnõu kasuks, mis vajavad lisarahastust. Aitäh! Palun austatud saadikul naasta oma kohale. Viime läbi lõpphääletuse. Lõpphääletusele läheb eelnõu ilma muudatusteta. Hea noorte Riigikogu, panen lõpphääletusele Reformierakonna fraktsiooni esitatud karistusseadustike rakendamise seaduse muutmise eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt on 49 saadikut, vastu 46, erapooletuid ei ole. Eelnõu on vastu võetud. Plaksutamine on päevakorras.